ja teeme suure aplausi, kutsume lavale tänase õhtu põhivenna, see on Karl-Alari Varma. Suur aitäh, Hardo Asperg! Tere kõigile, tere, mina olen Karl, suur aitäh, et tulite täna mind kuulama, vaatama ja siia lindistusele osa võtma. Ma alustan sellest, et tõesti mul on hea meel, et te siin kõik olete, sest võib-olla te teate, ma olen Lasnamäelt. Ja tänu sellele, et täna siin olete, ei pea mina kodus Lasnamäel olema. Nii et suur aitäh selle eest, see on kingitus mulle. Aga ei, no Lasnamäelt, huvitav on Lasnamäega see, et Lasnamägi ei ole koht, kuhu minnakse. Lasnamäele satutakse, eks. Ja mu sõbrad on tihti demonstreerinud. Ma saan pidevalt mingisugused telefonikõnesid, nagu ma läksin vale bussi peale. Ma olen kohe Lasnamäel, mis ma teen? Ma ütlen, et no ära kellelegi otsa vaata ja anna alla. Ja nagu kohalikud. Ja ei, see on huvitav nagu see, sest Lasnamäel olemine, sest see lugu, mis ma räägin teile kvaliteetaeg. See on üks pikem lugu, aga see kõik on ikkagi mõjutatud sellest, kus ma üles kasvasin, eks. Sest ma näen kõiki nii-öelda läbi Lasnamäe prisma, siukse veits hallilt. Ja see mõjutab, see Lasnamäelt olemine mõjutab meid iga päev. Ma näiteks, ma olin ühel üritusel esinesin, üks sükene peenem üritus oli, eks ole, ma olin ülikonnas, kõik, eks ole, keegi ei kahtlustanud midagi. Läksin sinna, hakkasin rahulikult nagu, vaatavad oma vist, eks ole. Hakkasin rääkima, selle hetkini oli kõik okei. Kus ma ütlesin, et tere, ma olen Karl, ma olen Lasnamäelt. Ja kõik rikkad inimesed nagu, okei. Tagant tuli kuskil, nad on päris, nagu. Mis sa sellega tahad öelda, on ju? Mis nad kartsid teeb järgmine liigutus, ma võtan krossi poe kilekoti veel nii ehted siia sisse, nagu. Mind kutsuti kunagi Rocca al Mare kooli esinema, on ju. Ja siis ma mõtlesin lihtsalt, et no äkki lihtsalt tahavad stand-upi näha või mida ei. Ma sain suht ruttu aru nagu seda, et ma läksin lavale, on ju, see lihtsalt mingisugune suurem üritus oli. Ja ütlesid, et järgmine tuleb teete Karl-Alari Varma. Läksin sinna ja siis kõik olid nagu, okei, räägi meile. Ja ma ütlesin, tere, ma olen Karl, ma olen Lasnamäelt. Ja äkitselt oli vaikus, sest kõik lihtsalt näitasid, nagu rääkisid lastega, näitasid näpuga minu poole. Ma arvan, et näe, vaata, alamklassid. Ja, nad on sellised. Kui sul hinded halvad on, sinuga võib samamoodi juhtuda. Siis oli kohe, nüüd sa võid ära minna. Ei, Lasnamägi huvitav koht üles kasvada, hästi huvitav, nagu seal on hästi palju vene keelt. Ma ise õppisin 2 lauset vene keeles ära. Nii, esimene lause oli Svenitjane kurju. Vabandage, ma ei suitseta. Ta oli pažalusta nie pomordum nie. See on palun ärge näkku lööge. Üllataval kombel pidime ühes vestluses alati mõlemat lauset kasutama. Tere hommikust, naaber. See on selline maagiline koht ka, kus transpordivahend ruumis, nagu näiteks buss muutub ka transpordivahendiks ajas. Sest iga kilomeeter Lasnamäest eemale on 5 aastat tulevikku. Sõidad sellega kuskil nagu Pirita kandis, oled nagu, maailmas on värv ka või? Enam üllegi mustvalge film, eks. Aga mis vene keelde puutub, siis tegelikult ma leian, et vene keel on elegantselt lihtne keel tegelikult. See on elegantselt lihtne keel. Siis me olime ühes vestluses, 3 rääkisime ja vestlus oli vene keeles. Ja ühel mehel ei tulnud meelde, kuidas oli vene keeles sõna helikopter. Aga ta ei lasknud ennast sellest takistada, sest ta oli lihtsalt nagu, et no, eta hujovina, eta hujak. Hui. Kõik said aru kohe. Keelebarjäär murtud, eks. Ja mul on ümbruskaudu väga palju noori vene naisi ja ma pean ütlema, et noored vene naised, kui nad on noored, siis nad on tõesti ilusad ja kuumad. On ju. Noored vene naised on kuumad, aga midagi juhtub. Ma ei oska seda kuidagi teisiti kirjeldada, kui et teevutška, puum baabuška. 30 aastat teisipäevaga lihtsalt. Ja seal on väga palju kultuuri, võib-olla kõik ei tea, seal on väga palju oma kultuuri. Näiteks Lasnamäel on väga palju Shakespeare'i. No, seal on see, et kas olla või mitte olla, no? Seda otsustab Sergei. Ma käisin seal koolis ka ja siiamaani minu käest küsitakse, Karl, sa käisid Lasnamäel koolis, et kas küsimused olid ikka samad või? No muidugi mul olid samad küsimused. Mul oli mingisugune matemaatikatund, õpetaja tuleb sisse. Nii, kui Sergei läheb Dimitri käest suitsu küsima ja Dimitriile suitsu anda, siis mitu korda peab Sergei teda näkku lööma. Leidke X. Ei olnud teksti ülesanded sellised, eks. Mul oli mingi keemiatund, õpetaja tuleb sisse, joonistab midagi tahvli peale, on ju. Ja siis vaatab õpilastele otsa, et nii, lapsed, see siin on dimetüülmorfiin. See on minu lemmikaine.
mis on teie lemmikaine ja palju te müüte? Ei olnud. Tavaline kool, no enam-vähem tavaline. Paar bussitamist nädalas end ja... Nii oli siuke... huvitav, nagu meil oli üks asi, kellega meil oli probleem, meil oli kehalise õpetajaga probleem. See probleem oli selles, et alati, kui oli natukenegi ilus ilm väljas, noh, ükskõik mis, võis jaanuar ka olla, aga päike paistis, kohe oli tund õues, on ju. Kohe õues. Me seisame seal, eks ole, teeme seda traditsioonilist asja, mis on see valvel, joondu. Meil on muuseas kunagi aru saanud, mis asi on joondu. Miks joondu eksisteerib, nagu milline sõjaväeline või strateegiline kasutegur on joondu. Ja see on nagu Eesti kaitseväe taktika või. Kutid, vaenlane tuleb, joondu. Nad on ikka veel seal, ärge otsa vaadake, kõik on korras. Piir on kaitstud. Okei, ikka veel. Me teeme seda valvel joonduvärki seal, eks ole, ja siis päike tõusis koolimaja tagant alati. Ja siis kõik õpilased selleks, et oma silmi päikse eest kaitsta, tegid niimoodi. Me saime üpris varsti uue õpetaja. Imelik asi oli see, et hakkas meiega duši all kaasas käima. Keegi ei tea, miks ta andis ajalugu, aga... ma mõtlesin tegelikult nagu õpetajas, ma tunnen õpetajatele kaasa, nagu õpetaja olemine on raske, eks ole. Ja nüüd mõtle, eks ole, sa oled kuskil Lasnamäe koolis õpetaja, on ju. Nagu minu meelest õpetajatele, kes töötavad Lasnamäe koolis, võiks tasuta aineid anda lihtsalt. Nagu mis iganes nad tahavad. Nagu. Anna mingi, keegi on tore, et sa juba hõikad. Ja hea töö. Ja üks õpetaja on kohal. Sellesse bioloogia õppes, on ju. Ja mulle meeldib, nagu anna näiteks geograafia õpetajale kokaiini. Mõtle, kui kiiret pealine te tuleb. Pariis, London. Rohkem ma ei tea, aga... selle ma kodus mõtlesin, et ma teen selle naile nagu nii, eks küll mul need linnad tuleb. Ei tule. Ja... Tallinn. Ja... Anna matemaatika õpetajale natuke LSD-d, on ju. Mõtle, oleks seal äkkiselt ja õpetaja nagu koossinus tangens, vaata neid nurki koossinus tangens, draakonid. Nagu... Palju huvitavam oleks tund. Aga meil oli üks õpetaja tegelikult, kellega meil oli ka probleem. Või noh, see ei olnud nagu õpetajaga isiklikult, vaid see oli õpetaja kohaga. Ja see oli tööõpetusõpetaja. Sest meil oli 2 aasta jooksul 6 erinevat tööõppeõpsi. 6 erinevat. Põhjus oli väga lihtne, sest need olid alati noored õpetajad, kes esimest korda õpetama tulid, on ju. Ja no mõtlesid, et ma olen nii energiat täis ja ma küsin nende käest. Nad tegid kõik sama vean, küsisid alati poiste käest, et kuulge esimene veerand koos, mis te teha tahate? Ja siis tagant reast Aleksander tõstis alati käe, tahame teha kurikas. Õpetaja oli, ei, sa ei tee kurikas, sa teed puuhobune, on ju. Ja siis oli see veerandi lõpp, hinnetapaneku aeg, õpetaja istub seal rahulikult oma laua taga, on ju, et noh, Aleksander, kus see puuhobune on? Aleksander seisab seal nagu, et no ma ei teinud puuhobune. Ma tegin kurikas nagu, sorry, et veis soustina on nagu... Aga see ei olnud see hetk, kus nad ära läksid ära teine veerand. Seda mõtlesid, no me saime selle kurika asja eest, ma küsin uuesti, seekord see on äkki päris vastus, on ju. No poisid, et mis te siis see veerand teha tahate? Tagant reast teile Aleksander, tahame lüüa kurika sisse naelad. Ja kes õpetab, ma proovin Mustamäge nagu. Aga ei, see on nagu huvitavad asjad, see lihtsalt juhtuvad, vaata. Üks asi, mis minuga Lasnamäel juhtub, mis on juhtunud, mis sa ei eelda, et mujal juhtub, aga Lasnamäel on üpris tavaline see, et mind on mitu korda röövitud, on ju. Ja see on nagu veits, Lasnamäel elades ootad juba seda, nagu et korda aastas on teetööd, korda aastas röövitakse, eks. Uus aasta peol juba lähed kalendrida see aasta aprillis, on ju. Ma mäletan ühte korda suurepäraselt, ilmselt elu lõpuni. Ma olin väljas, tegin oma asju ja ma mäletan, et üks mees tuli minu juurde ja ma sain aru, et tal on minuga asju ajada. Sest ta naeratas mulle oma hambaga ja tuli minu juurde ja tõmbas noa välja. Nii. See on suht standard protseduur röömise puhul, eks ole. Kõik saavad kohe aru, mis toimub, tema võtab noa, mina võtan rahakoti nagu 10 sekundit äri tehtud. Aga ei, ta pidi asja imelikuks tegema, sest ta tõmbas noa välja ja ütles tere. Miks seda tere seal vaja on? Esiteks sa ei eelda, et noa tüüp on kindlasti viisakas ja ütlesin nagu minu meelest seda tere ei ole vaja selles situatsioonis, sest tere on juba liigutuses sees ju. See ei ole kunagi olnud situatsiooni, kus üks tüüp tõmbab teisele noa, on ju, ja teine tüüp on nagu, et mulle või? Aga ta läks imelikumaks, sest ta tõmbas noa välja, ütles tere ja siis ta küsis küsimuse. Ja see küsimus oli, kas tahad teeme seda eesti või vene keeles? Ja too hetk ma sain aru, et ta lihtsalt ei röövi mind, ta pakub mulle teenust. Kui te tahate, et röövitakse eesti keeles, vajutage number 4.
need juhtuvad. Meil olid omad traditsioonid üles kasvada ja sa olete lõbus näiteks. Meil oli üks asi, mis me tegime, oli see, et noh, et meil olid omad suured majad, eks ole, mingi 300 korterit, mis iganes 16 korrust asjad on ju. Ja noh, päris palju inimesi. Ja nii, et igal majal oli oma poistekamp, kui ma üles kasvasin seal. Ja mis meie oma poistekambas tegime, oli see, et kui meist keegi sai sellisesse auväärsesse vanusesse nagu 14, siis me tegime talle kingituse. Ja sellest kingituseks olid terasest nukid. Nii, ma ei tea, kui paljud teist varem on nukke ostnud, ma eeldan, et allapoole. Nukkidega on üks probleem. Üks suurus ei sobi kõigile. Te mõttes näkku sobib, on ju, aga kätte ei sobi, on ju, peab proovima. Ja meil oligi situatsioon, tüüp tuli autoga, tegi tagant luugi lahti ja siis poisid tegid paar prooviliigutust, on ju. Mitte meie Dimitri. Meie Dimitri, sa võiks tema kohta öelda, et ta on innovaator. Sest tema võttis nukid ja tegi nii. Mõtled, tiimake poiss, mida sa korraldas, sul on nukid käes ju. Ja tema 14-aastase poisi elutarkusega vaatas kõigile otsa, ütles, no vaata, kui sul on nukid käes, siis keegi ei ootas see jalaga lööd. Ta on surnud nüüd, aga see lugu jääb edasi. Aga nüüd tegelikult, millest ma tahan rääkida, millest kvaliteetaeg on ühest reisist, mis ma tegin. Sest üks reis, mis ma võtsin ette sellepärast, et ma kohtasin ühe naisterahvaga. Me kohtusime internetis ja ma tean, inimesed on juba, kus su advokaat on. Ja me kohtusime internetis, ta oli 16 ja ma olin ise ka 16 too aeg. Ja mõtlesin kõik on okei. Kellelgi on juba veebikonstaabel Ander on nagu speed-dialil, nagu, et siin on kiiresti vaja. Ja ma olin ise ka umbes 16 too aeg. Me kohtusime ühel Harry Potteri fännisaidil. Kes ei tea, siis see ei olnud lihtsalt siuke fännisait, et mulle meeldib Harry Potter, mulle ka, mul on kõva. Nagu, see oli veits nagu arenenum, seal olid omad mingisugused mängud, klassi simuleeriti, eks ole, see oli Hex RPG, mis iganes, kui keegi tahab teada, mis see oli. Ja see oli siuke mõnus, me kohtusime seal ja mul oli vaja minna reisile, sest üks põhjus, miks ma läksin või nagu, oli see, et ta ütles mulle otse välja, on ju. Et kuule sa meeldid mulle, on ju. Ma ei teadnud, kas ta on tegelikult nagu 40-aastane John või ei ole, on ju. Aga mõtlesin, et riskime. Sest mul on alati see probleem olnud, eks ole, et ma ei saa vihjetest aru, on ju. Ja üks hea näide oli see, et me olime mõni aeg tagasi, oli valentinipäev ja me sõitsin nagu sõbrannaga autost, teame, mõlemad oleme vallalised, on ju. Ja lihtsalt vestlus tuli, et mis siis valentinipäeva plaanid on. Ja ütles, et ma tahaks täiega Netflixi ja chilli teha, aga mul ei ole Netflixi kontot. Ja siis mul tuli nagu see peas, et aga mul on ju Netflixi konto. Ja siis ma tegin peas veits oma arvutusi ja ma arvan, et ma tegin ainsa õige valiku too hetk. Ma jagasin temaga oma Netflixi konto andmeid. Ja läksin sealt nagu autost ära nagu veel, et kuule, ma pääsin selle päeva, jääb õhtut sulle, ma lähen koju nüüd, eks. Ma ei saa viietest aru lihtsalt, eks. Ja muidugi, kui ma räägin siin sellest, et et ta oli 16 ja niimoodi, siis ma tahan rääkida ühest situatsioonist veel, mis nagu on siuke, mis minuga veider juhtus oli see, et ükskord me käisime, kui ma noorem olin, siis ma käisin ühel länni peol. Kes ei tea, mis länn pidu on, siis mõtle 10 minust karvasemat ja suuremat meest, on ju, kõik istuvad arvuti taga, löövad üksteisel pihku, on ju, ja sest meil oli reaalselt, meil oli selline komme, oli üks selline orduks löömine, mis tähendas seda, et sa läksid kõige noorema liikme juurde, siis andsid oma riistaga pähe talle, on ju. Siuke et teadadaks siuke heteroüritus, on ju. Ja see oli nagu meie üritus, on ju. Aga me läksime sinna, meil olid arvutid kaasas, on ju, ja minul, me käisime poes enne ja mul oli suur pakk leise käes, on ju. Ja me läksime just laste mänguväljakust mööda. Ja üle laste mänguväljaku üks hele häälek lihtsalt hõikab mulle. Onu, kas krõpsu saaks? Ma vaatasin riigi, kus põõsas need mendid on nagu, et mis lõks see on ja miks mind välja valiti nagu. Aga jaa, see vihete nagu suhted nagu selles mõttes nagu on alati nagu huvitanud, kuidas inimesed nagu satuvad nendesse. Sest mul on öeldud, mine klubidesse, on ju. Klubid ei ole hea variant minu meelest. Sest ma käisin mingi aeg tagasi Shootersis on Tartus, kes ei tea, mis koht see on, siis teil veab. Ja te ei ole ilmselt politseis käinud ja Shootersis on nagu tore, eriti midagi ei kontrollite seal. Ma ei taha öelda, et seal oli palju alaealisi. Aga iga kord, kui keegi mulle vastu läks, mulle tunne, ma saan paragrahvi. Nagu reaalselt, mul oli nagu mingi virtuaalreaalsus, sellised numbrid lugesid, mitu aastat vangis olen, kui ma selle ringi käisin, on ju. Ja see oli nagu metsik vaadata ka seda nagu kultuuri, mis inimestel on, nagu see joomakultuur, mis nendes kohtades toimub. Ma nägin, kuidas seal oli tantsulaval oli üks tüdruk, on ju, ja tal oli joogiklaas käes, on ju, ta oli siuke mingi konstruktsiooni umbes samasuguse posti kõrval, on ju. Ja tantsis seal rahulikult ja üks hetk lihtsalt keset tantsu klaas puruks, on ju, vastu seda, tantsuoos. Ja siis ta ei vaata, ta leesi nagu klaasi servi kätte, on ju lihtsalt. Ma mäletan, et ta nagu vaatas seda ja siis ta oli korra nagu,
ja siis too hetk tõi tal lihtsalt nagu ajule errorisse sisse, onju, et midagi on valesti nagu, kus see vedelik läks. Kui vaatad, lasi selle lahti, kuulsid, kuidas Windows nagu see arvuti lahti mineku heli käib peas, onju. Ja siis ta vaatas kõrval nagu, Triin, teeme šotte. Mulle meeldib, kui sa oled selles punktis elus, kus kõik sinu probleemid saavad lahendatud sellega, et kuule, teeme rohkem šotte. No, enamus probleeme algavad ka sellest, aga... Ja mis teine asi, mis mind häirib nagu, tegelikult enne kui ma sellest räägin, siis üks situatsioon, mis ma veel olin sõbrannadega seal, on ju. Ja mis mind häiris nagu, see ei häirinud, aga see oli siuke veits veider situatsioon oli see, et mul sõbranna tõmbas endale käe katki, on ju. Noh, seal klubis. Ja mingi hetk ta lihtsalt oli endal näkku verega teinud, kogemata. Ja mina siis proovin seal nagu seda ära puhastada, eks ole. Ja siis ta vaatab mulle otsa nagu, et mis sa teed, kas sa tahad suudelda või? Ma nagu, hea pakkumine, aga mul on saanud suust palju verd näost, ma arvan, ma saan siit alkoholimürgituse esiteks, on ju. Teiseks su poiss ilmselt suht pahane, ta seidab su kõrval nagu. Aga nagu mis mind häirib klubide juures tegelikult on klubi WC-d. See on alati mind häirinud, on ju. Sest ma nagu esiteks sa lähed sinna kohale, eks ole. Ja esimene asi, mis sa näed, on see, et klubis nagu vetsu ustele on pandud lihtsalt mingi 3 nurgad. Sa oled nagu, super, seda ma vajasigi kell 3 öösel. Geomeetria eksam, super. Aga ma toon garderoobisse oma malli nagu. Mis ma sellega teen? Ja see on nii keeruline, sest ma olen veidikene nagu purjus on ju, kell 3 öösel vaatan klubi WC ukse nagu, et ma tean, et ma peaksin 3 nurk olema. Aga mis pidi nagu? Ma olen tegelikult suht ovaal nagu kuhu see. Okei, parimal juhul trapets nagu. Ja teine, mis nad teevad, on see, et nad panevad mõnedes kohas on M ja N, on ju. Eks see ka ei aita. M ja N on väga sarnased tähed. Ja kui ma näen lihtsalt WC või ükskõik mis ukse peal suurt M-tähte, kui ma olen purjus, kõik mis ma näen, McDonald's või? Tavai, mul ongi kõht tühi. Ja noh, okei, sa lähed sinna WC-desse ja mis mind nagu Shootersi WC-s eriti häiris oli see, et seal oli meeste WC-s oli renn. Ja, mitte lihtsalt tavalised pissuaarid, mis on täiesti fine. Pissuaarid meeste WC-s on minu meelest hea, sest see näitab meestele, et sa oled õiges kohas. Siis see pissuaar on siin, okei, see on minu oma, on ju. Aga renn, nagu mis nad eeldavad, et inimesed lihtsalt hoiavad seal käest kinni ja nagu lõimuvad või seal juures või? Suht veider, sest noh, pissuaaridega või mis iganes situatsioonist ma saan aru nagu, minuga juhtus see, et keegi võttis mul käest kinni nagu. Sest ma saan aru, nagu minu jaoks oleks see nagu vähem häirivam, kui ma olen rahulikult WC-s, teen oma asju, keegi mees tuleb kõrval, lükkab mulle näpu tagant perese, on ju. Siis ma saaks aru vähemalt, mis emotsioone ma nagu tunnen, on ju. Aga too hetk, kui ta lihtsalt mul käest kinni võttis, ma ei teadnud, mida tunda nagu. Ma nagu, kas me oleme nüüd abielus, kas see on uus nagu, mis ma teen nagu, kas ma pean vanematele ütlema, mis edasi. Aga mis veel huvitav on WC-de juures kublides on see, et sa eeldad nagu, et see meeste WC on räpasem, on ju. Aga ei. Ma käin tihti naiste WC-s, on ju, ja... Ei, no sellepärast ma räägin, et ma olen segadusse, on ju, ja... Ei, ja siis nagu naiste WC-sesse sisseastumine on esimene kord, kus ma olen nagu, laest ilgub ka, okei. Kuidas te sellega hakkama saite? Ja siis see seletas mul ära, miks naised käivad koos WC-s. Sellepärast, et lihtsalt võtavad seal mingid jooga tandem positsioone sisse nagu, Triin, vaatame kõrgele, sa seekord saad. Vähemalt see on minu teooria. Aga jaa, mis ma teile reisist veel oskan rääkida? Ma läksin, see reis, kuhu me pidime minema, see reis ei olnud Eestisse, see reis oli Šotimaal. Ja, sest see Neiu või John elas Šotimaal ja... Ma mõtlesin, ma peaks ikkagi minema igaks juhuks, sest noh, tal MSN-is toimus too aeg vestlus, eks ole. Ja noh, sest tal oli suht hea smiley game seal ja paar baklažaani tuli ja ma ei tea, mis see tähendab ja ei, suht mõnus oli ja noh, ma olin alaealine, ma ei läinud sinna üksi, ma läksin sinna koos oma parima sõbraga ja oma isaga ja oma parima sõbra vanaemaga ja ei, see oli suht mõnus nagu, ma tutvustan teile natukene reisikaaslasi nii-öelda, sest noh, minu isa on ilmselt kõige enesekindlam inimene, keda ma tean nagu maailmas, sest ta on täpselt see tüüp, kes saab Hesburgeris soodust McDonaldsi kupongidega. Nagu tal on ükskõik, reegleid ei ole selle mehe jaoks, on ju. Reaalselt mingi aeg oli siis, kui Obama Eestis käis, on ju, president Obama käis siin, on ju, ja ööbis seal ühes hotellis ja mu isa töökoht oli otseselt hotelli kõrval. Aga tal oli vaja tööle saada too hommik. Ja aktuaalses kaameras on näha see, kuidas on suur ristmik, on ju, seal on turvabarjäärid, CIA, FBI, snaiprid, üksik Eesti politseinik kohal lubatud, eks ole. Kõik on seal, on ju, siin on näha, kuidas minu isa jõuab sinna, on ju, vaatab ühele poole, vaatab teisele poole, vaatab barjääri, vaatab oma töökohta ja siis rahulikult lihtsalt tõstab barjääri eest ja läheb üle ristmiku. Ja mitte keegi ei peatanud teda.
kõik on vaatasid, ai, see on Obama isiklik sõber, kõik on okei, ärge muretsege. Muidugi selle enesekindlusega on probleemid ka, see on natuke kahjulik. Näiteks sest tal on üks halb komme, mis on see, et ükskõik mida ta silmad näevad, ta suu peab kohe kommenteerima. Filter puudub, lihtsalt silmad võtavad, suu kohe ütleb. Ja selle enesekindlusega on see väga halb. Rahulikult, ma sõitsime ükskord bussis, isa üle bussi. Vaata, kui suur naine praegu sisse tuli. Nagu maakera. Kuule, mis sa arvad, kas buss suudab koos temaga edasi sõita? Nagu, et äkki võtad vaiksemalt või? Ta ei võtnud, ta lihtsalt küsis nagu, et kuule, mis sa arvad, miks see naine nii pahura näoga on? Huvitav, miks, eks? Või teine situatsioon oli see, et sõidame vaid jalutame poest koju, ja Lasnamäe vahel ja näen, et 4 meest tuleb vastu. Ja isa näeb ka seda ja üle Lasnamäe lihtsalt. Kuule, vaata, mingi 4 tüüpi tulevad vastu. Mis sa arvad, kas nad on kõik venelased või? Ma olen nagu, vait, palun, lähme siia nurga taha kohe, Isa ei olnud vait, isa lasi edasi. Kuule, mis sa arvad, nagu nii on? Kas neil on kõigil noad kaasas või? Tuli välja, et oli jah. Me pidime mingit tagurpidi muuseumi mängima, vaata, kus annad neile raha, et nad eksponaadid ära paneks. Ja... Aitäh. Ja... Aga teine inimene, kellega ma läksin sinna reisile, oli mu parim sõber. Mul ei ole, mis ma oskan oma parima sõbra kohta öelda tollel hetkel. Ta oli tema kohta, võiks öelda, ise ta ütles enda kohta kui eluvend. Iroonilisel kombel raiskas väga palju seemet ja ta oli temaga juhtusid kogu aeg asjad. Ükskord hea illustratsioon sellele, milline suhe meil oli see, et me ükskord käisime kaklemas, Ja see ei olnud nagu planeeritud selles mõttes, et me käisime väljas ja juhtus kaklus nagu. See ei olnud see, et ma vaatan ka neid, kolmapäev juba või? Emme, kas mu nukid on pesust väljas? Ei olnud see nagu. Me käisime väljas, toimus kaklus. Ja siis mina sain sinise silma, korralikult nägu paiste. Ja järgmine päev oli siis sõbra juures koosolek, Siuke kerge koosolek, et mis siis valesti läks, mis järgmine kord läks paremini ja nii edasi. Mis järgmise päevakava punktid on. Aga enne kui me saime sellega pihta hakata, siis oli see, et meil on kõik alaealised, et kuule, meil on õlut ja suitsu vaja. Keegi peab poodi minema keldrikasse. Ja siis kõik vaatavad üksteisele otsa ja siis mu sõber vaatab mulle otsa, kuule, sa näed kõige rohkem Lasna välja. Mine sina. Ja siis ma läksin alla keldripoodi, mul oli too hetk, mul oli kiilakas, mul pool nägu paistes, silm siline, maika seljas, Läksin siis alla keldripoodi ja too hetk ma avastasin midagi. Ja ma avastasin seda, et kui sul on pool nägu paistes ja silm sinine, järjekorrad ei ole enam sinu jaoks. See oli 4 inimest järjekorras, ma astusin sisse, minu sees ka mingi tunne oli see, et ignoreeri neid. Kõik läks väga haudvaikeseks, ma elutasin rahulikult kohe müüja juurde, ütlesin, tere palun üks Saku Rock ja üks paks sigareid. Sest ma esimest korda elus ostsin suitsu. Ja siis ta andis mulle mingisugused asjad, lükkas üle leti ja siis tuli üllatushetk. Sest ma hakkasin maksma. Ja müüja oli nagu, sa maksad ka või? Kuule, seda ma ei ole arvanudki nagu. Las ma panen kalendrisse ristikirja. See oli mu sõber. Me jõudsime sinna lennujaama läksime, sest meil oli vaja ikkagi sinna lennata. Ja see oli huvitav situatsioon, milline nagu trio sinna kohale rokkis. Sest mina too hetk, ma mainisin, ma olin kiilakas, ma olin veel suurema kehakaaluga kui praegu, Ma nägin, kandsin ainult maikasid, sõjaväe mustriga asju. Ma nägin välja põhimõtteliselt nagu noor neonatsist Edgar Savisaar, Ja... Sest ma tean, et ma olen ülekaaluline. Nagu esimest korda ma sain aru, et ma olen ülekaaluline siis, kui ma olin vanaema juures. Ja ta ei pakkunud ma lisaportsionit. Nagu ei olnud see tavaline, see söölatseke, vaid oli, kuule, mis sa teed, jäta teistele ka, kuule, mul on pension väike, palun. Ära tee, ma jään nälga. See on okei, nagu sest öeldakse, et keha on nagu tempel. Su keha on nagu tempel. Minu oma on rohkem nagu ohvrikivi. Sust tooge asjad siia, ma räägin ise jumalustega läbi. Enamus jääb mulle ja nad saavad pakendid ja kõige parem illustratsioon on see, et mulle meeldib süüa, eks ole. Ja mul üks koht, kus ma armastan söömist on McDonald's. Ma armastan McDonald'sit, Aga McDonald'siga on see probleem, et ma ei lähe kunagi ainult ühe burgeri pärast sinna. Ma ei ole kunagi läinud Maci ühte burgerit tellima. Ma mäletan, ükskord ma läksin ja ma tellisin 15 peekoniburgerit, 5 topeltjuustuburgerit ja 5 suured friikad. Selles mõttes ei olnud kõik ainult mulle. Mul oli sõprade juures pidu. Nad olid mõlemad väga näljased. Ja nüüd, kui ma olin 20 burgerit ja 5 friikad ära tellinud, siis ma mäletan, kuidas see müüja lihtsalt nagu vaatas mind.
vaatas mu tellimust, vaatas jälle mind ja siis küsis selle ühe süütu lihtsa küsimuse. Siin või kaasa? Kes sa arvad, et ma olen? Kuigi osa minust oli uhke nagu, ta usub minusse. Sa töötab Mägis, sa oled ilmselt suht palju asju näinud. Aga jaa, nagu, mis ma veel oskan öelda? Mul on habe ka too hetk, mul ei olnud habet. Nagu mul on habe nüüd piisavalt kaua olnud, et mul oli mõned aastad tagasi, mul oli situatsioon, kus ma olin bussipeatuses, on ju. Ja üks mees tuli minu juurde, ta oli vene keelt kõnelev härra, vähemalt ma eeldan. Ta oli juba nii purjus, on ju, et ta raske oli aru saada, eks ole. Sest kui tuli minu juurde, on ju, ta ei saanud enam ise ka sõnadest aru, mis ta ütles. Ta tuli minu juurde, ja siis ta tegi lihtsalt selle näo nagu, et ega sa tead, mis just juhtus või? Aga okei, ta veits hakkas mulle siis kätega seletama ja ma mõtlen žestides, mitte seda, et ta tampis mind seni, kuni ma mõistan nagu. Nagu žestidega tahtis teada, miks mul habe on ju. Siis proovis žestidega nagu näitas, et nagu ei ole selle pärast. Ei ole see ka, ma proovisin ise näidata, et see on see sellepärast, et siis ta nagu, okei. Ja läks ära. Ja siis ma hakkasin kahtlustama, et äkki ta sai valesti aru. Siis mina proovisin näidata, et ma mängin suht palju arvutimänge, olen veits laisk, on ju. Aga mõtle, kui see tüüp arvas, ta on võlur, selge, muidugi. Aru saada. Aga teised inimesed, kes seal veel minuga siis lennujaamas olid, oli mu isa. Mu isa näeb välja nagu kodutu KGB piraat. Mis iganes pilt tuli, tegelege sellega ja öelge talle tänavalt tere ja ei, ta näeb välja tegelikult ta näeb välja nagu kui Aivar Pohlak oleks ennast käest lasknud, on ju. Ja see on huvitav ka, sellepärast, et ta nimi on Aivar, on ju. Ja töötas ükskord ta töötas poes, on ju, ja tal oli nimesilt seal, on ju. Ta oli samamoodi vest, kõik nagu Pohlaku riided, kõik asjad olid seljas. Ja siis tuli üks noor vene mees, kes väga muret sellikult vaatas silti, vaatas teda, siis küsis, futbol? Mis juhtub? Aga teine, kolmas inimene, kes minuga seal oli minu parim sõber. Too hetk, ma ei taha öelda, et mu parim sõber tegi palju aineid. Aga too hetk, kui ta lennujaamal lähedale tuli, siis veitsin, et narkokoerad juba rebisid ennast ketist lahti ja terroristid naeratasid ja kindad libestasid ennast ise. Ja see oli siis see trio, kes läks lennuki peale. Me olime varem ka reisid, me olime Soomes käinud. Mulle isiklikult muuseas meeldib väga Soomes käia. Sest iga kord, kui ma Soomes laeva pealt maha tulen, ma vaatan ringi nagu, et vau, selles riigis näen ma ikka väga hea välja. Mis Soome 2020. Ja see oli mulle. Ja mulle meeldib nagu soomlaste puhul ka see, kui täis nad suudavad ennast juua, aga seda ikka ära kasutada. Nagu, sest Soome mees joob, on ju, aga ta kunagi ei joo niisama, see on alati mingi eesmärgiga. Näiteks ma olin laevas ükskord, nägin, kus üks Soome mees oli nii purjus, on ju, et ta pidi kohe oksendama. Aga ta oli keset kaklust. Aga ta kasutas selle lihtsalt ära, ta pimestas vastase. Ja siis oli talvisoda, on ju. Aga Soomes on põhjus, miks ma ise tükk aega veetsin Soomes. See on see osa, mida inimesed tavaliselt ei usu. Ma töötasin Soomes 2 aastat lapsehoidjana. Ja Soome riigil oli sama reaktsioon. Ja mida sa teed siin? Ei tee. See on nagu huvitav, sest enne seda ma ei teadnud laste kohta eriti midagi. No siiamaani ma ei tea väga palju laste kohta. Ainuke asi, mis ma tean laste kohta on see, et muidu lubata neil lähedale, on ju. Ma ei tea, kas kardavad, ma tulen kõhu, on läinud või nagu mis on või. Ja see on huvitav, kuidas mul sõbrad nagu arvavad, et ma tean ka midagi laste kohta. Ma olen sellises heas, kus hästi palju sõbrad saavad lapsi praegu, on ju. Ja siis üks sõber helistus mulle, et kuule, et me saame kaksikud. Ma nagu tõesti või see seletaks palju. Ja ta oli, ma saan naisega kaksikud. Ma nagu, jah, see on loogilisem jätka. Ja ta oli nagu, et jah, me käisime neid kuskil ultrahelis kaalumas. Nad on mingi 1200 grammi mõlemad praegu. Ja siis tuli paus, kus ta eeldab, et ma tean midagi, mis selle infoga pihta hakata. Nagu mul ei laimu ka, kas see on normaalne või ei, nagu 1200 grammi nagu, või minu pärast nagu, kas see on vähe palju, minu pärast ma või mingi megabeebisid saada seal, on ju. Ainuke fakt, ainuke asi, mis mul too hetk pähe tuli, see 1200 grammi. Ja ma suudan 1200 grammi liha ühe korraga ära süüa. Kas ma oleks pidanud seda infot jagama? Vähemalt nad ei oleks kunagi kutsunud lapsi hoidma. Aga jaa, ei Soomes lapsehoidjana üldse huvitavaid asju märkad nagu. Ma õppisin seda, et kõik väiksed lapsed on jobud.
kõik. Väiksed lapsed ei taha mängida sinuga, nad tahavad mängida su mõistusega. Jah. Näiteks kui oli 4-aastane tüdruk ja 5-aastane poiss ühes peres, keda ma hoidsin, mõlemad jopud ja täielikult ja tüdrukuga oli selline mäng, et tema võttis pehme mänguasja, näitas seda mulle ja mina pidin mänguasja häält tegema, eks. Väga lihtne mäng, tema võtab pehme lamba, mina teen mää, tema võtab lehma, ma teen ammu, tema võtab sea, ma ütlen, kus mõlu on, naine raisk. Ja siis see 4-aastane tüdruk võtab välja pehme poolkuu. Poolkuu lihtsalt siukene, naeru nägu, kõik asjad peal. Ja siis ta vaatab mind. Ja see tüdruk ei vaadanud mind enam 4-aastase tüdruku silmadega. Ei, see oli Clint Eastwood kuskil westernist lihtsalt. You feeling lucky, punk? Ta oli jobu, on see, mis mõelda taha. See 5-aastane poiss ka hea näide on see, et rahulikult tead, mängime mis iganes, üks hetk tuleb, et onu Karl, mängime malet, onu Karl. Veits hädasireenid 5-aastane ei tea, kuidas male käib, aga ma mõtlesin, saab imeline olema, ma õpetan teda, temast saab mingi uus maailma kuulus Garri Kasparov, minust saab rikas. Oli küll suht imeline, sest ta lihtsalt võttis oma ratsu ja ühe käiguga võttis mind ära. Ma olin muidugi margus, et sa ei saa nii teha, siin on reeglid, eks ole, see ei käi niimoodi. Ja siis tema mulle siukse 5-aastase poisi nagu enesekindlus ütles, et aga muidugi ma saan nii käia. Kas sa ei tea, mis nupp see on siis või? Ma tean, no mis nupp see siis on? See on ju ükssarvik. Muidugi ma olen kogu aeg valesti mänginud. Sa oleks pidanud ütlema, me haldamalet teeme. Ta oli jobu. Ja üldse nagu, mis ma tuvastasin on ka see, et lapsevanem olemine on põhiliselt valetamine. Nagu valetad teistele, valetad endale, valetad lapsele, on ju. No üks, mis ma hästi tihti kuulen, on see, et mis öeldes, kui ma tahan lastele kommi anda, on ju. Sest mulle endale ei maitse ja härra ohvitser ja ei, mulle päris ikka nagu, ma olen kuulnud seda mitu korda on see, et ära anna lapsele kommi, seal on suhkur, see on nende hammastele halb. Jaa, aga nad on lapsed, nad saavad uued hambad. Nagu see ei ole probleem. Kuidas see on nagu öelda kellelegi, kes läheb mingisugune LAN-partile World of Warcrafti mängima, et kuule, ära unusta kondoome kaasa võtmast. Nagu tal ei lähe neid vaja, nagu see siin ei tuhtu mingit probleemi, eks. Ja kõige hullem vale, mis kindlasti räägitakse, on üks vale iseendale, mis öeldakse. See on see, et vanemad räägivad endale, et kui see mähkme asi läbi saab, siis ma ei pea enam selle asjaga tegelema. See on vale. Kõige hullem heli kuskilt maja pealt on üks hele hääleke peale seda, mis siis ütleb valmis. Ja siis sa pead pühkima jooksma. Ja su õhtusöök on rikutud. Aga jah, üks grupp inimesi, kes veel valetab, mis ma avastasin, on hambaarstid. Kui siin on hambaarste, siis head eluvalikud ja ei, päriselt nad teenivad suht palju. Ja ma käisin hiljuti uuesti hambaarsti juures ja hambaarst oli nagu liiga õnnelik mind nähes. Oi, kas valutab jälle või? Ma olin nagu, jaa, miks sa nii õnnelik oled? Ei midagi, ma saan uue auto. Ja siis, aga mul oli mõni aeg tagasi, mis ma pidin käima, pidin hambaarsti juures käima, sest mul tuli tükk hambast ära. Ja kuna see oli 3. tükk too päev, siis ma mõtlesin, et äkki peaks midagi tegema, on ju. Ja ma läksin sinna ja mulle meeldib see, et kui sa lähed hambaarsti juurde, siis esimese asja nad saadame siin kohe röntgenisse, on ju. Ja see on see koht, kus nad valetavad, sest nad röntgenis alati ütlevad, ära üldse muretse selle pärast. See röntgen on täiesti ohut, ära üldse muretse, täiesti kahjutu asi, ära üldse muretse. See, kui nad mingid tuumaskafandri sisse lähevad, on ju, kuskil panevad mingid tinast lihtsalt allveelaeva ust keerab, ära üldse muretse, see on täiesti ohutu, on ju. See, kui mina saan 2 väikest plaadikest nibude peale, nagu, et aha, okei, siia sisse naeratan, jah, okei. Ma ei taht kisaks saada, okei, teeme ära. Ja siis ma läksin sinna arstikabiini ja ma läksin eraarsti juurde muuseas. Ma ei läinud riigi omasse, sest ma tahtsin, et mul hambad suhu jääks. Ei, sellepärast, et nagu, mul ei ole midagi nagu nende arstide kvaliteedi kohta öelda, sest paljud neist töötavad riigi omas ja siis pärast teevad eras, on ju. Aga põhjus, miks ma ei taha riigi omasse minna, on see, kuna see toetus on nii väike, on ju, siis põhiline riigi hambaarsti arv on see nii-öelda vastus kõigile on, et tõmbame välja. Ma tulin siia breketit, tõmbame välja. Tahaks valgend, tõmbame välja. Uks läheb ka lahti, patsient läheb välja, siis kuulkotsub, tõmbame välja. Mina järgi, okei. Ja ma läksin sinna ja mulle meeldib see, kui sa lähed eraarsti juurde, siis kuna sa pead kõik ise maksma, siis nad küsivad kogu aeg küsimusi. Ja üks küsimus, mida küsivad on see, et kas sa tuimestit tahad, see on 12 €.
suht kindlalt jah. Nagu mul on valus hingata, sa tahad valukoldesse minna puuriga, ma lasen ennast täis, on ju. Kes on need psühhopaadid, kes ei ütlevad selles situatsioonis? Kes on nagu 12 eurot või hei, ma situn täis ennast. Mul on teine paar pükse, ma tean, mida see käib. Otse vangla bussi need. Ja siis istun siis sinna maha, eks ole, hambaarsti kabiinis ootame neid tulemusi. Ja ma sain aru sellest hetkest, kui need tulemused tal arvutisse jõudsid. Siis me vestleme rahulikult, on ju. Üks hetk lihtsalt keset vestlust hambaarst on. Issand jumal. See on halb märk, kui see arst hakkab palvetama. Sa oled nagu, see on pangalaenuga, okei. Mida alati huvitab, kui sa võtab pangalaenu hambaarsti juures, sa tagasi ei suuda maksta. Mis nad siis pärast teevad? Pangast tõmbavad välja või? Nagu, kuhu see läheb? Aga hakkasid mul siis seal, hakkasid tööd tegema, eks ole. Ja mind huvitab ka hambaarsti juures see, kas hambaarstid on ainus inimgrupp, nagu, kes saab alati kõigest, mida purjus inimesed ütlevad aru. Sest mõtle selle peale, küsivad, kas sul on valus või? Selge, okei, ma panen veits juurde nagu. Ja hakkavad mul tööd tegema ja ma õppisin midagi too päev. Ma õppisin too päev seda, et kui hambaarst räägib oma assistendiga, siis see on alati koodi keeles. Nad ei saa sulle öelda nende asjade nimesid, mida küsivad nagu päriselt, on ju. Sa ei saa öelda, eks hambaarstid öelda, kuule anna kõige teravam konks, mis meil on nagu. Ja see, mis ma just ära tõritasin, ja anna see nagu. Me jookseme välja. Ei, nad peavad ütlema, sellepärast sa kuuledki mingid, anna mulle see kaltsium 24 ja see E21 ja see alfa, beta, gamma, on ju. Aga nad olid mingisugune 1,5 tundi mul suus tööd teinud ja arst oli väsinud ja libastus. Ja ma kuulsin teist kõige kohutavamat lauset oma elus. See oli lihtsalt, et kuule, anna mulle hapet. Ära palun anna talle hapet nagu. Lükka see lohv mulle sugevamale, kui tahad, aga ära talle ainult palun hapet anna nagu. Ei, mis sa tahad? Kõige hullem oli see, et see ei olnud kõige halvem lause, mis ta mulle too päev ütles. Siis ta hakkasid mul selle happega möllama, on ju. Ja siis veits aega hiljem ütles, kuule, hammast on väga raske teha, et peame uuesti röntgenisse saatma. Teine tegime üldpildi, aga nüüd teeme ainult hambast pildi, on ju. Ja nüüd, kui sa röntgenisse kõnnid, siis väga tähtis on see, et sa jumala ees suud kinni ei paneks. Sul on 3 nõela suus. Ma ei kõndinud röntgenisse. Ma liuglesin. Nagu balletikarjäär hakkab täna lihtsalt nagu. Luikede järv Karliga või Tolles situatsioonis ma liikusin sinna, eks ole, ja ma mõistsin midagi jälle. Ja siis ma mõistsin seda, et kui sul on 3 nõela suus, siis järjekorrad ei ole sinu jaoks. Siis ma läksin selle mingi 4 inimest oli istusid seal ees, eks ole, ja tolleks hetkeks on ju, mis ma pidin tegema, et inimesed ei karjuks, oli see, et mul oli mingid tangid suust väljas, on ju. Mul oli sinine mingi present oli ümber pandud, on ju. Mul oli 3 nõela suus, mitte 1, mitte 2, vaid 3 nõela suus, on ju. Ja ma pidin rätikut näos hoidma, et inimesed ära jookseks, on ju. Ja ma jõudsin siis sinna röntgeni ukse taha ja 4 inimest ja kõik vaatavad nagu, sa pead siin olema nagu, sul on vaja. Ja oligi üks vanem daam oli seal kõige ees, on ju, ja ta läksime sinna, eks selle, võtan ukselingis kinni ja saab nagu aru, naeratab ja noogutab mulle. Aga mind on viisakaks inimeseks kasvatatud. Nii, mina automaatselt naeratasin vastu. Ma võin teile öelda, ma tulin sealt välja, seda naist ei olnud enam seal. Ja nagu ma mädanen veel 20 aastat nagu tavai. Aga üks grupp, kes nagu arstidest rääkida, siis ma hakkasin mõtlema seda ka, et oma lapsepõlve peale ja ma sain aru, et vanasti minu, võib-olla tänapäeva proovitakse, on mingid probleemid vaktsiinidega ja millega iganes on ju arvatakse ja proovitakse rohtudega ravida. Kui mina olin noor, siis raviti hirmutamisega. Arst, ma mäletan, mul oli, kui ma käisin koolis, siis mul oli mingi, kõhuga oli probleem, on ju. Niimoodi, et iga hommik oli kõht lähte koolipäeval. Ja väga mugav. Ja nagu ikka keskmine eestlane mootasin 3 aastat ja kui ainult aastaga oli verd tulnud ja siis mõtlesin, äkki mainin perearstile, on ju. Ja minu perearsti viis, kuidas sellega tegeleda, oi, sul on kõht kogu aeg lahti või? Oi, tead sa mis või? Tule järgmine nädal tagasi ja kui sul ikka veel siis nagu probleem on, siis me peame sulle sinna suure kaamera tagant sisse pistma. Sa ju ei tahaks seda, ega ju? Ma nagu ei taha, aga kui meditsiiniliselt just vajalik ei oleks, aga mul on kõht lahti. Ma nagu, tule järgmine nädal tagasi. Ma nagu, tore, kas ma tulen enda libestiga või nagu, mida sa tahad siit, eks?
lihtsalt arstid nagu, ma mäletan, ma käisin sõjaväekomissariaadis ka, kes ei tea, siis mind ei võetud sõjaväkke vastu ja see oli nagu huvitav situatsioon, sest sa lähed sinna, sul on 3 arsti, kui sa lähed sinna sõjaväekomissariaati. Esimene on, et see sisearst, kes vaatab, et sul ikka kopsud alles on ju. Ja siis on kirurg, kes vaatab, et kõik jäsemed küljes oleks ja siis on psühhiaater, kes vaatab, et mis sul peale depressiooni veel on. Ja siis Eesti ja ma mäletan, ma läksin sinna, eks selle sõjaväearsti juurde ja ma olin üpris kindel, et siit ei tõesti vaadake seda keha, on ju. Ja läksin esimene, oligi siis sisearst ja sisearst siis vaatas mul nagu, et okei, mis sul siis siin on? Sul on siin astma ja allergia kõige vastu või muljet avaldav. Ütles, aga tead sa, mis või? Paneme gaasimaski pähe ja käib küll, on ju. Ma nagu okei, võtsin siis oma paberid, esimene nagu komistuskivi on ümber kukutud, on ju. Lähen siis teise juurde, kirurg vaatab mind seal, on ju, et mis sul siis on? Sul on siin skolioos, skleroos, mõlema doosid olemas, tubli poiss, põlved tagurpidi, on ju. Loeb mulle veel seal mingi Wikipedia artikli keha hädade kohta ette, on ju. Ja siis nagu, tead sa, mis või? Kokkuvõttes ma arvan, et sobib küll. Mida tegema? Kui väike sul standardid on nagu? Kas sa tõesti mõtled nagu ka istungi, mõtled, okei, järgmised 9 kuud siis gaasimaskis algoorin neid kartulid, on ju. Ja siis läksin siis psühhiaatri juurde, mõtlesin, et äkki siit tuleb midagi, psühhiaater vahest, mis sa oled siin, sul on siin bipolaarne, eks ole, krooniline depressioon, nagu tead sa, mis või? Tule järgmine aasta tagasi. Ja siis lisas oma väikse nalja. Kui sa ennast vahepeal pole ära tapnud. Nagu aitäh, professionaalne doktori härra, nagu. Ma proovin paremini või? Suunurgas ütleb, meil on relvad sõjaväes, mõtle selle. Eesti garanteeritud. Aga räägime siis reisist ja ma rääkisin reisist ju, sest mul oli vaja minna Šotimaale ja see neiu elas sellises kohas nagu Inverness. Kes ei tea, mis on Inverness, siis see on Šotimaal suht põhjas, Edinburgh on pealinn, aga see on veel kõrgemal, on ju. See on kuskil siukene, põhjus, miks me ei lennanud kohe sinna, ma ütlen, me lendasime Londonisse ja Londonisse Invernessi on 1200 kilomeetrit. Kes ei tea, mis vahemaa on, see on umbes sama vahemaa nagu Sõrmust Isandas pidid kääbikud minema Mooria kaevandustesse. Ette aru saaks enam-vähem ja võib-olla mõnele nohikule ma ütleks siis, et see on nagu Varssavisse sõita, on ju. Ja me läksime sinna 12 päeva ja täpselt see hetk nagu, kui kääbikud jõuvad Sõrmusega ka kiiremini kohale kui Karl naise juurde, on ju. Ja põhjus, miks me läksime sinna oli see, et see oli kultuurireis meil. See oli kultuurireis pluss Karli eralõbud, on ju. Ja see üks põhjus, miks oli muuseumid, sest me tahtsime hästi palju muuseumites käia. Sest ma armastan muuseume, kes ei tea, ma armastan muuseume. Ja me käisime hästi lahedates muuseumites, me käisime ühes hästi väikses mõnusus. Nice. Ja ma loodan, et sa oled töötaja. Ja kui sa on keegi pakkumas mul erashowd, siis okei. Aga töötavasse bordelli palun. Ja ekspordellid on mu nagu miinimumnõudmine, on ju. Töötavad on standard. Ja aga mis ma tahin öelda, mulle meeldivad muuseumid nagu, mida väiksem muuseum, seda lahedam minu meelest. Me käisime ühes, mulle meeldib, kes kõik vaatavad praegu mobiiltelefone lihtsalt. Kas mul on ikka välja lülitatud? Korra see grupipaanika tuli sisse. Ma ütlen, mul oli endal ka korra peas, kas ma panin hääletu peal? Aga me käisime hästi mõnusas väikses loodusloa muuseumis. See oli selline mõnus muuseum, et ta oli hästi spetsiifiline, sest nende põhiline eksponaat oli kaal. See oli hästi põnev õhtu. See oli selline kaal, et sa astusid sinna peale, on ju, ja siis see näitas, mis looma kaalus sa oled, eks. Ja, hästi lahe. Sellel oli järjekord ja ma mäletan, ma seisan selle järjekorras. Minu ees läks kaalu peale 2 noort tüdrukut. Nagu hästi väiksed noored läksid koos kaalu peale. See kaalu osuti vaevu liikus. Lihtsalt väikese käis nagu tõnks, hirv. Kõik olid nii armas, kui armas on küll, nii armas. Tüdrukud olid nii armas, me oleme nii kõhnad, me oleme nii kõhnad, oleme küll. Ja siis oli minu kord. Ma mäletan, ma astusin sinna kaalu peale. See kaalu osuti nagu ventilaator mul näos. Lõpuks maandus. Karu. Millegi pärast hakkas muuseumis sireen tööle too hetk. Tüdrukud hakkasid nutma ja keegi hakkas taga pilti tegema, on ju. Ja
see on selline hetk, kus sa peaksid võib-olla nagu sammu tagasi võtma ja nagu mõtlema elu üle, kuidas sa sinna jõudnud oled, on ju. Noh, mina ei saanud sammu tagasi võtta, ma oleks kaalu pealt maha kukkunud. Aga ma mäletan, ma vaatasin küll seda, vaatasin karu. Aga ma mõtlesin, aga mis ma veel võiks olla? 100 kilo veel ja tiiger või? Davai, teeb ära. Töö käib. Ja nagu minu lemmikmuuseum tegelikult on üks Eesti muuseum ja see on selline muuseum nagu Eesti lüpsimuuseum ja Eesti piimandusmuuseum. Kui ei ole käinud minge, suurepärane koht. Siis mind alati selliste kui sul on nii spetsiifiline muuseum nagu lüpsimuuseum, mind alati huvitab, mis sa paned sinna. Sul on lüpsimuuseum, mis sul selle jaoks vaja on? Pink, ämber, pilt lehmast. Sul on muuseum olemas. Ülejäänud võib olla mingi meenete pood, on ju. Okei, ma saan aru, sa paned ühte võib-olla ruumi veel mingisugused vanemad, uuemad lüpsimasinad, on ju. Tollest hetkest edasi, sul on 3 tuba täita, sa pead hakata improviseerima. Nagu, et siin on kuulsate lehmade pildid ja... Okei, on üks inimene Eestis, kelle sa saad sinna asju panna. Ja see inimene on Leida Peips. Kui paljud teist teavad Leida Peipsi kohta midagi? Paar inimest, see on rohkem isegi generatsiooniline asi. Leida Peips on Eesti ja ilmselt maailma kõige kuulsam lüpsja. Ja kui te ei tea, kui kuulus, siis ta sai lüpsmisest medali. Ja, nõuka ajal. Ja 1975 ta sai lüpsmise eest Lenini ordeni. Nagu see oli kõige kõrgem aumärk, mis sa võisid Nõukogude Liidus saada. Ta sai selle lüpsmise eest. Nagu mõtle, kui hea lüpsja sa pidid olema, kui nagu Nõukogude Liit oli nagu okei, see on juba muljetavaldav. Nagu põhjus, miks ta sai, oli aasta enne 1974. Iga lehm, keda ta too aasta lüpsis, ta lüpsis lehmast välja 5200 liitrit piima too aasta. 5200 liitrit. Me tegin selle matemaatika ära, see on umbes 14 liitrit päevas. Ma tunnen lehmadele kaasa. Kujuta ette, sa oled rahalikult lehm kuskil Leida laudas, on ju, teed oma lehma asju, tead, no, et amu. Äkitselt lihtsalt laudauksed löövad lahti, Leida tuleb lüpsikäega sisse, on ju. Pikne lööb, lehmad on nurgas, nagu me ei taha enam Leida, palun ära tee. Nagu me oleme head lehmad olnud, palun ära tee. Me lüpsime ise ära, palun ära tee enam. Aga teate, kellele ma tõeliselt kaasa tunnen? Leida mehele. Kujuta ette, rahalikult tuleb Peeter kuskil, teed oma Peetri asju magamist. Peeter. Äkitselt magamist auksed löövad lahti, pikne lööb. Leida tuleb lüpsikäega sisse. Peeter on nurgas, nagu ma ei taha enam Leida, palun ära tee nagu. Ma olen hea Peeter olnud nagu. Ma lüpsin ise ära. Leida vaatab Peetrile silma, ütleb 14 liitrit veel, Peeter. Tahad medalit või ei? See ei lõpetanud muuseas Leida karjääri. 1981 ta valiti Nõukogude Liidu ülemkokku, mis oli Nõukogude Liidu kõige suurem võimuorgan. Saate aru, mis ma praegu ütlen, jah? Ta lüpsis ennast võimule. Tavaliselt see käib teistpidi, on ju. Ja siis ta valiti tagasi ka veel 84. aastal nagu. Ma kujutan ette, kuidas Nõukogu ruumid lihtsalt rahulikult teevad oma asju, äkitselt Leida tuleb sisse, on ju, 14 aastat veel. Ma ei taha enam. Ma kuulen seda lauset liiga tihti. Ja publikult, aga aga jah, me käisime sealt Londonist. Me võtsime, meil oli pikk sõita, eks ole, 200 kilomeetrit ees, käisime poodides ja seal nagu poed on teistsugused, sest Eestis nagu sul on neid, Suurbritannias on seal Lidl ja mis iganes muus odav poed ja inimesed nagu väga ei pahanda, kui sa seal käid, on ju, see ei ole väga palju halvem. Aga mul on kodu juures 2 poodi. Esimene neist on Maxima, teine on Krossi. Milline valik? Sulle ma ütlen, Maxima on see pood, kuhu sa lähed siis, kui sul ei ole ühtegi teist poodi lähedal, on ju. Krossi on see pood, kuhu sa lähed siis, kui sind enam ühtegi teise poodi sisse ei lasta. Ja mul on kodu juures nagu Krossi, meil hiljuti avati ka iseteeninduskassa seal. Ja me kutsume seda välisukseks ja minu lemmikfakt Krossi kohta. See Krossi juba ise kõlab nagu tegelikult nagu väljaspoolt kõlab suht suurajooniselt nagu Krossi, nagu mingi Itaalia ooper on ju. On küll veits nagu Itaalia ooper, selles mõttes suured naised räägivad keeles, millest ma aru ei saa. Ja siis minu lemmikfakt Krossi kohta on see, et Krossil on oma kliendikaart. Kiire küsimus, kellel siin on Krossi poe kliendikaart? Nii, nagu nii pooltel on, keegi julge tunnistada. See ongi see, kui sul on Krossi poe kliendikaart rahakoti vahel ja sa kaotad rahakoti ära, sa ei lähe otsima.
ei lähe, keegi leiab üles, kuule, siin rahakotsi siin on 20 euri vahel, Karl, sinu oma või? Kuule, jaa, see on minu oma vist. Siin on Krossipoe kliendikaart ka. Ei ole minu oma. Siin on su ID-kaart sees. Identiteedirööv. Nagu. Hoia see eemal minust. Aga me sõitsime päris palju, me ööbisime kõige odavamates hostelites, mis me leidsime. Hästi paljud neist oli rekkameestele mõeldud. See oli huvitav, üks seeria hostelites, kus me ööbisime, oli selline, meil nimi oli F1, Formula F1. Ja see oli selles mõttes huvitav, et nende lahendus arhitektuuriliselt oli väga huvitav, sest sul oli esimene korrus, mis oli nagu vastuvõtt, ja siis pool sellest oli lihtsalt pornoajakirjad. Ja teisele korrusele sul oli vaja jõuda, ja ei teised olid toad, aga see oli rekkameestele mõeldud. Ja see oli kõik automatiseeritud, nagu tubadesse said oma keep-kaardi kätte alt, siis kõik oli automatiseeritud. Ja isegi WC-de asjade puhastus nagu, ja duširuumi puhastus. Ja kuidas ma tean, et see on automatiseeritud, on see, et ma jäin sinna ükskord lõksu. Ma läksin rahulikult, mõtlen, teeme kiire pesu, võtsin oma asjad, võtsin endaga kaasa ja läksin siis sinna duširuumi poole. Pain ukse enam-vähem kinni, aga ma ei pannud Snapprisse seda, ma pain oma asjad sinna üles, pain oma pesuvahendid sinna ja too hetk, kui ma läksin siis ust Snapprisse lükkama. Hetkene seda läks sisse lukku ja tuled läksid kinni ja ma olin tsentrifuugis. Sest automaatpesu oli pihta hakanud, igalt poolt tuli vett, ma lihtsalt veerlen seal ringi. Mingi hetk ma sain aru, et karjumisel ei ole mõtet, sest mida rohkem ma karjun, seda rohkem toilet takki läheb mul suhu. Ma olin seal nagu, ma sain vett kohtadesse, kuhu ma tavaliselt ise ligi ei pääse, Kui ma võin teile öelda, et pärast mul oli tunne, et mul oleks vaja puhtaks pesta, aga ma veerlesin seal suht kaua aega ringi, mingis omas mullis, Ja üks hetk, nagu ma sain aru, et see oli läbi, sest ma olin lihtsalt maas loodtasendis, Ja äkki oli valgeks läinud. Ja siis ma sealt nagu veits tõstan oma seda pead, Ja vaatepilt, mis mulle vastu vaatas, oli see, kuidas oli üks suur Poola rekkamees ukse peal. Oli rätik ümber selle, 2 pornoajakirja käes, ta vaatas mind. Ja siis ta lihtsalt, nii et, ja läks ära. Nagu umbes juhse pilguga, et seekord ma sellesse lõksu enam ei astu. Huvitavad kohad, nagu mul sai sõber ka, me ööbisime koos, sest nii oli odavam. Ja ta sai aru, et ma norskan. Ja mõned siis mõtlevad, kui palju sa ikka norstata suudad. Minu norskamist on kirjeldatud, kui kujuta ette tunnetega traktorit, keda rüvetab astmaatiline elevant, Ja see on enam-vähem see nagu baasleve minu norskamisest. Meil on alati nagu noorte koomikutega, meil on ka oma ette selline teema, et kui alati mingi uus, siis ta pannakse minuga samasse tuppa magama, Sest kõik on see, et ära üldse muretse, see on täiesti ohutu, Ja siis hetk hiljem on see, et kuskil öösel tullakse teise tuppa, et nagu, et kuule, Karl norskab. Mis ma teen? Ja siis teised koomikud on nagu, et nüüd sa tead, miks me joome. Aga mul on see ka, et hommikuti mul on hoopis teine heli, nagu hääl on ju. Mul on see hommiku hääl, tead seda, see on see hääl, mis sul on hommikuti ja õhtuti, nagu peale pidu. See on see hääl, kui sa lähed taksosse ja ütled, takso ütleb, kuhu te soovite minna? Politseisse, okei. Minu meelest muuseas purjus peaga nagu sõitmine, nagu koju saamine, mitte sõitmine, ärge seda tehke. Vaid koju saamine on nagu huvitav valik, sest me oleme kõik seal olnud, kus me ärkame üles, veits purjus peaga. Oleme olnud ja siis hommikul on raske, eks ole, me ärkame üles, aluspükstes, tänaval. Karumask on peas ja see ei ole mina ja sul tekivad küsimused, see ei ole mina. Ja küsib, et kus ma siis nagu eile olin ja miks see karumask ja mis ma tegin ja su aju on jobu too, et su aju on nagu ega me eriti ei taha sulle öelda. Okei, tead mis. On paar inimest, kellele sa ei saa enam kunagi silma vaadata. Aga ma ei ütle sulle, kes nad on. See on üllatus. Ja üks asi veel. Ära oma pangaarvet vaata. Ja see nagu, kuidas sa lähed siis koju, eks ole? Sa jaluta eriti too hetk, kes selle bussiga ei taha ka minna, sest ühistransport on liiga täis öösiti, nagu igapidi. Ja sa lähed ikka taksoga, aga täis peaga taksosse minek on natuke nagu kes tahab 100 miljonäriks mängiju. Lähed sinna äkitselt Hannes Võrno roolis, et kuhu sõita soovite? See on nagu ülekõrt ei saaks mingi 50-50, ma helistan sõbrale äkki teema. Aga ja me seal, mul on see hommiku hääl, eks ole, ja siis üks hommik üks naisterahvas helistas mulle ja küsis, et tere, kas Marko kuuleb või? Ma ütlesin, ei, et ma olen Karl. Ja siis naine oli,
kas sa oled kindel? Ja ta ütles seda sellise tooniga, et ma hakkasin korra kahtlema. Ma nagu, mul paar minutit, nagu ma lähen veendunud. Mõtle, kui see oleks edasi läinud kuhugi. Ma oleks mingid aastad hiljem olnudki nagu, et kuulge vanemad, tulge kööki, mul on teile midagi öelda, see on üpris tähtis. Ja teate, ma olen seda tükk aega enda sees juba tundnud, aga nüüd peale ühte kokkusaamist ühe naistega rahvaga, ma lõpuks tean, seda ei ole kerge öelda, ma olen Marko. Ja isa hakkab nutma ja ma alati teadsin. Kuradi Eurovisioon ja... aga jah, ööbisime sellistes kohtades ja me sõitsime mööda seda Šotimaad, siis ringi Inglismaad ja ma sain midagi aru ka nagu, kui sa käid mujal, eks ole, siis sa saad veits rohkem aru ka enda kodumaast. Üks asi, mis ma sain aru, Šotimaa looduse vahel ringi sõitsime, kus kõik oli mäed ja inimesed olid, ühtegi maja eriti olnud näha. Ma lõpuks sain aru, miks eestlane on niivõrd usin rahvas. Miks me nii palju nagu töökad oleme? Sellepärast, et vaata, meil on niivõrd lame maa, on ju. Ma mõtlen lame selles mõttes, kui see ei ole lameda maa teooria, kui sa usud lameda maa teooriasse, ole hea minna hüppele ära all, on ju. Aga ma mõtlen nagu selles mõttes madal, eks ole, mingi mägesid eriti ei ole. Ja see on ka põhjus, miks eestlane ehitab nii palju maju. Sest sul on see, et sul on valida, kas ma ehitan uue kuuri või pean jälle Madise kartuleid vaatama. Sa oled nagu, okei, kallis, hakkame siguga pidama või davai, ehitame selle kuuri valmis. Sest keskmisele eestlase, kui sa annad talle valiku see, kas ta peab iga hommik rääkima naabriga või ta läheb metsa huntide juurde. Siia kutsu. Siia kutsu. Ja mulle meeldib see, kuidas keegi mulle proovis hiljuti öelda ühte fakti huntide kohta. Ta oli nüüd, kuule, tead sa huntide kohta on see, et hundid söövad joostes, et kui hundid tulevad ja nad rebivad nagu tükke ära ja söövad seal, et kui hundid tulevad ära, jookse. Ma nagu, mis ma sulle teinud olen nagu, et siuke info, ma saan nagu sellest kontseptsioonist aru, et sa proovid nagu joostes süüa, sa maitsed ei tunne nagu Hesburger on sellele üles ehitatud, on ju, aga nagu huntidega ka, on ju, ja kuidagi see huntide teemast ma jõudsin selleni ka vaatasin nagu, et Eesti uudised on ka niivõrd nagu, meil on nagu oma väike nagu, me tahame olla omas mullis, on ükskõik, mis mujal maailmas toimub. Meid huvitab ikka käinud Eesti asi rohkem, mis on mõnes mõttes õige, sest me elame siin, on ju, aga mõnikord me lähme liiga ekstreemseks sellega. Siis ma kujutan ette, et Eesti uudised, Aktuaalne kaamera, isegi siis, kui on mingisugune, tuleb see, ma kujutan ette mingite aastate pärast. Tere, Aktuaalne kaamera siin pool, et maailm on üle võtmas vägivaldselt tulnukad, linnu hävitatakse linn linna haaval. Aga enne kui me selleni jõuame, siis pöörame pilgud Tapale, kus kohaliku Maxima parklas libedal jääl libastus Jüri. Lähme otse sündmuskohale nagu. See on nagu Eesti see värk. Minu üks lemmikuudis, mis ma kuulsin, oli see, et ma olin Lasnamäel, sõitsin bussiga, on ju. Eriti muud seal teha ei ole. Ja ajaviiteks lihtsalt. Ja sõitsime bussiga, eks ole, ja bussis oli raadio, eesti keelne käis ja see on ka harudane ja raadiost tuli uudis, on ju, ja uudis oli, et Austrias leiti rongijaamast üks purjusmees, kes oli alasti. Ta oli nii purjus, et ta ei teadnud, kus ta riided on, ta ei teadnud, kuidas ta Austriasse sai. Viimane asi, mis ta mäletas, oli see, et ta hakkas Saksamaal jooma. Ja siis öeldi, muuseas, mees oli eestlane. Ja terve buss oli nagu tšempione, meie mees, kõik high five'id, kõik töötab. Aga jaa, me rändasime mööda seda kõike ringi ja üks asi, mis me hakkasimegi sinna jõudma sinna Invernessi poole ja ma olin väga hästi, ma pean ütlen, planeerin kogu selle asja. Ma olin suurepäraselt selle asja planeerinud, sellepärast, et kui ma jõudsin Invernessi, siis mul oli neiuga aega veeta 2 tundi. Suurepäraselt olin selle asja planeerinud ja mõned siis mõtlevad, et Karl, et mis sa siis suutsid 2 tunniga ära teha? Kas sa käisid kinos, kas te käisite söömas? Ütle, mis ma suutsin 2 tunniga ära teha. Ma suutsin ta rasedaks teha. Ja, vaat see on kvaliteetaeg, daamid ja härrad. See on see Harry Potter maksimumini viidud, nagu et ma võtsin oma võlukepi välja ja 9 kuud ja 1 lots ja see oli, sest ta saatis mulle lihtsalt sõnu, nagu ma ei teadnud too hetk, ma ei olnud nagu kohe see, et edu sellega on ju, vaid ma hiljem sain teada, sest ta ütles mulle, et kuule, et aitäh, et käisid, aga ma jäin rasedaks, ma pidin abordi tegema ja mu isa tapab su ära, on ju. Ja ma mõtlesin, ta kasutas rohkem sõnu, see olnud tweet ja see oli MSN-is ikkagi ja
ja see andis mulle teada, eks ole, sellest ja noh, ma tundsin ennast kohutavalt, on ju. See on üks hetk, kus ma nagu sain aru, et noh, viga oli täiesti minu oma, on ju, ma olin noor, ma olin rumal, on ju. Ma ei teadnud, noh, ma väga vabandasin tema ees, et kõik, mis ta pidi selle pärast läbi elama, on ju, ja ise tundsin ennast sitast ja kõik asjad. Aga üks asi, mida ma kordagi ei tundnud, oli hirm. Sest ma ei kardnud kordagi, et ta isa tuleb ja tapab mu ära. Kas te tõesti arvate, et ma kardan, et mingi šoti mees leiab Eesti kaardi pealt üles või? Ma olen täiesti ohutu siin. Nagu see, kui ma seda räägiksin praegu, ta näeb seda nagu, oota, mis Toonia? Nagu sellepärast, et kujutame ette, nagu Eesti on suurepärane koht, kui sa oled kuskil on narkoparun, on ju, aastaid. Kui sa tahad kuhugi peitu tulla, sa tuled Eestisse. Siis ma kujutan isegi ette, eks keegi jahib, nagu mingi narkoparun on siin elanud, eks ole, mingisugune, mis iganes kriminaal, on ju. Ja siis tuleb aastaid hiljem keegi, et ahaa. Don Pablo, 30 aastat ma jahtisin sind, aga ma leidsin su lõpuks ülesse. Sa oled teinud mulle ja mu perele kohutavaid asju. Aga samas, sa oled kõik need 30 aastat kosel elanud. Sa oled juba piisavalt kannatanud. Nii et läheb. Ma loodan, et tehnoloogia on nii kaugel läinud, et kui pärast keegi näeb seda videosalvestust, siis ta lihtsalt ükskõik, mis linn, kus sa elad, tuleb sinna kose asemele. Et ma sind isiklikult solvaks ja kosel ma tuuri ei tee, aga ma alguses mõtlen Paide, aga siis ma mõtlesin, ei Paidesse võib-olla ikka satub. Ja aga ja see on nagu, sest noh, ma olen hiljem aru saanud, minu üks asi on see, et ma rasestan suht kergesti ja seda ma ütlen esimesel kohtingul ja see ei ole mu Tinderi profiilis. Ei, see on nagu asi, millest ma olen lihtsalt aru saanud. See on üllatav, sellepärast, et kui sa vaatad mind ja mõtled mu dieeti, mitu monsterit ma päevas joon, on ju. Sa eeldad, et kui ma tulen, on ju, siis kõik, mis mult alt välja tuleb, on siukene pahvak Lasnamäe paetolm, on ju. Ja siis alt maigutab suud nagu kala, on ju, kuival. Aga ei, kui ma tulen, siis see on nagu mingisugune plahvatus kuskil pilapoes lihtsalt. Kõik on mingid imelikud vedeled löga täis, on ju. Ainuke viis on survepesuga ära saada, on ju. Ja see on suht imelik, sellepärast, et noh, kui ma teile, ma rasestan väga kergesti nagu selles mõttes, et noh, kasutan kondoomi, on üks laps, on ju, võtad suhu, on kaksikud nagu, vaatan valesti otsa, nagu vabandust ära ja selleks võin siis kuhu kõik mõtleda nimi välja ja see on nagu asi, mis lihtsalt on minu osa minust, mis ma olen pidanud aktsepteerima. Ja nüüd, kui ma hakkan mõtlema seda, et kui ma laps olin, on ju, siis ma tahtsin superkangelane olla. Aga see ei olnud see supervõime, mis ma tahtsin. See on suht siit supervõime nagu mida omada. Kujuta ette lihtsalt kuskil mingid seen on ju, et New York või mingi muu Ameerika linn on varemetes on ju, Avengersid on hävitatud, Thanos on seal nagu ma olen Thanos ja kohe ja siis tuleb minna ja sa oled rase. Ma teen probleemi 2 korda hullemaks vähemalt. Ei ole asi, mis hea on, eks ole. Aga ma mõtlen üldse suhete ja asjade peale nagu seksi peale ka, siis see on üks asi, millest ma nagu tänapäeval ei saa aru. Muidugi ma olen veidike ka kade tänapäeva generatsiooni üle, sest noh, kõik need asjad on niivõrd teil käe-jala juures ei ole õige öelda. Niivõrd kergesti kätte saadel on see, mis ma öelda tahtsin. Nagu sest noored õpivad nii kiirelt, eks ole, porno ja kõik asjad on ühe hiireklõpsu kaugusel, on ju. Ja see on muidugi, see teeb selles mõttes raskeks, et standardid on teised vaata. Tänapäeval sul peab ikka see Pikachu kostüüm seljas olema ja tagumikus sädemeid tulema, et õige oleks, on ju. Mis minul oli? Minu ajal oli ainult Antila kataloog. Antila kataloog käis 1 kord kuus. 3 päevaga lehed kleepusid kokku. Vahvlimasinate koha pealt ma olin suht paks laps ja ma loodan, et siin ruumis on mõni lapsevanem, kes mõtleb, sellepärast Antila katoga ära kaduski. See, kes iganes emaga oli, on praegu suht närvis. Aga ära ütle talle. Aga jaa, ma mõtlesin nagu selle peale ka, et tehnoloogia on niivõrd arenenud on ju. Ja üks asi, mis mind häirib, asi, millest ma aru ei saa, miks see eksisteerib, on selline fenomen nagu riistapildid. Ma ei saa aru, miks see on asi nagu. See on see, kus kutid võtavad telefoni, teevad oma atribuutikast pilti ja siis saadavad selle naistele on ju. Või meeste kellel iganes. Ma ei saa aru, miks seda vaja on. Nagu kutid, te saate aru, et see ei näe hea välja. See on põhjus, miks pimedas seksimine leiutati on ju. Põhjus, miks sul silmad sellest nii kaugel on. Aga ma olen kindel, isegi mul oli kunagi prillid, arvake miks.
ja samas ta oli suht nunnu, aga nagu, kui ma nagu selles mõttes, et ma ütlen seda kõike, on ju, aga ma olen kindel, et isegi siis on siin ruumis ikka paar kutti, kes on nagu jaa, aga vaata Karl. Vaata Karl, sa ei mõista Karl, vaata Karl, vaata minu riist, Karl, vaata minu riist on fotogeeniline. Ei ole. Teeme lihtsa uuringu. Neiud, kellele siit on riistapilte saadetud? Tõske korra käsi. Kõik valetavad. Kõik on nagu, et sa tead, et kaamerad on, jah? Mul ema vaatab pärast. Okei, hakkame nimesid küsima siis, aga ei, mulle meeldib küsida, sest ma küsin edasi, järgmine küsimus oleks nimi, mida tavaliselt mulle kunagi öelda. Ja siis ma lihtsalt küsin, et 1-10, et kui palju oli nagu see riist seda pilti väärt, on ju? Et kas oli mõte saata? Ja tavaliselt vastatakse mingi -2 või 1 või midagi sellist, eks ole. Välja arvatud Tartus. Tartus üks neiu oli nagu 10. Ta istub mu kõrval praegu. Ma mõtlesin kuid, et niimoodi Tartus tututaksegi. Printisin enda oma välja. Läksin Shootersisse ja millegi pärast visati välja, ma ei tea, aga ma ütlesin, kas ei tunne ära, kes see on. Aga okei, teeme siis teistpidi uuringu. Kutid, kes siit on saatnud riistapilte varem? Kõik valetavad, okei. Ja mind alati nagu, mul on teile väike infokild nüüd on või mõte. Kui kutid, kindlasti teist siit on keegi, kes tahab tulevikus saata, on ju. Ärge tehke seda telefoniga, ärge tehke digitaalse telefoniga, ei. Võtke vanaaegne filmikaamera, kus on terve filmirull sees, on ju. Ja tehke terve filmirull riistapilte täis. Ja siis mingi ilmutage see ära. Siis kujutage ette seda tunne, kui te lähete kuhugi fotopoodi järgi filmirulli täiele riistapiltidele. Ja kõik, mis te peate ütlema, et see kätte saada on tere. Ma arvan, et te teate, kes ma olen. Aga kuulge, mina olin Karl-Alari Varmas. Suur aitäh, et ära kuulasite. See oli kvaliteetaeg. Te olete suurepärased. Aitäh teile järgmise korra.